Kui sa vaatad seda videot praegu Krimmis, siis mul on sulle nii häid kui halb uudiseid. Hea uudis on see, et Krimmis ei ole kütusepuudust. Halb uudis on see, et saarel ei ole enam kütust alles. Autod on tee ääres kinni jäänud. Hotellid reklaamivad nüüd kütust kui luksuslikku puhkusepaketti. Ja Vene meedia, seesama meedia, mis on viimased 4 aastat maailmale rääkinud, et Krimm on paradiis, kasutas just sõna piiramine, kirjeldamaks seda, mis Poonsaarel praegu toimub. Aga näete, kütusekriis on vaid pinnapealne sümptom. Selle all toimub midagi palju suuremat. Venemaa kaotab vaikselt selle sõja üle kontrolli ja kaotab kontrolli Krimmi üle. Ja tõestus selle kohta, kui mures Putin tegelikult on, ilmus sel nädalal salajase kohtumise näol, millest keegi poleks pidanud teadma. Kohtumine toimus ühe Venemaa mõjukaima miljardäri ja president Zelenski endaga. Kuid kõige šokeerivam oli see, et kohtumine toimus Kiievis. Samas nõudis Putin avalikult, et Zelenski roomaks Moskvasse. Selles videos tahan ma teile selgitada, kuidas Ukraina selle saavutada suutis, miks Kreml on täielikus paanikas ning mida see salajane Kiievi kohtumine meile tegelikult räägib. Sellest, mida Putin tegelikult kardab. Et mõista, miks Krimm on Putini jaoks nii oluline, tuleb mõista, mida Krimm tema jaoks tegelikult tähendab. Ja et mõista seda operatsiooni, mis praegu Krimmi lämmatab, peame lihtsalt aru saama lihtsast geograafiast. Geograafia ABC. Vaadake seda kaarti. Näete, on täpselt 3 marsruuti ehk 3 silda, mis ühendavad Venemaad või Ukrainat Krimmiga. Üks neist on kuulus Kertši sild. See on see sild, mille Putin ise ehitas ja millel ta 2018. aastal propagandistlikel eesmärkidel isiklikult veoautoga üle sõitis. Teine on maanteesild nimega Tšongar, see on see 18. Ja 3. on väiksem marsruut nimega Pliukop. Ja ma olen kindel, et ma hääldan seda valesti, aga need on 3 maismaaühendust, mis Venemaal või Ukrainal on Krimmiga. Väljaspool neid on see saar. Ja kui need 3 ühendust läbi lõigata, mis sa arvad? Krimmist saab saar ja varustuse toimetamine sellele saarele muutub siis palju raskemaks. Mitte võimatu, aga kindlasti raskem. Ja tead mis? Täpselt seda on Ukraina viimastel nädalatel teinud ja nad teevad seda väga metoodiliselt. Operatsiooni, mida me oleme varem käsitlenud, nimetatakse logistiliseks blokaadiks. Ja just täna hommikul, enne kui ma salvestama hakkasin, tabasid Ukraina droonid Tšongari silda, millest me rääkisime. See on tähtsuselt teine sild teatud mõttes ja Ukraina tabas seda just viimase 3 päeva jooksul 2 korda, ehk siis 2 korda vähem kui nädala jooksul. Nad käivad selle kallal kindlasti väga jõuliselt. Vaadake klippi, mille nad avaldasid. Pani põlema 37. motoriseeritud laskurbrigaadi varustuse. See sild laseb läbi kütuseveokid, sõjaväekolonnid, toiduveokid, kõik, mida Krimm vajab toimimiseks. Ja Vene õhutõrje ütleb, et nad peaksid olema maailma parimad, aga tundub, et nad ei suuda Ukraina droone peatada. Nüüd tuleb osa, mis peaks Kremlit muretsema panema. Sest see droonirünnak on vaid pool operatsioonist. Teine pool toimub raudteedel või raudteerööbastel. Alles täna hommikul katkestati veel üks Vene logistikaahel Kertši-Simferopoli raudteel. Enamik linnalähi ronge lihtsalt lõpetas sõitmise. Krimmi võimud püüdsid seejärel asendada ronge bussidega, kuid 400 meist bussidest ei saanud samuti sõita, sest saarel hakkab kütus otsa saama. Mõelge nüüd olukorrale, kus Venemaa on. See tähendab, et kui oled Vene turist, kes sõitis oma autoga sellele saarele, siis arva ära. Sul on nüüd väga raske koju tagasi sõita, sest sa ei saa oma autole piisavalt kütust, et tagasi koju sõita. Krimm on endiselt ilus, aga nüüd muutub see ilusaks vanglaks, kust inimesed ei saa lahkuda. Tegelikult on neid klipp ühest Vene turistist Krimmis, kes jagab täpselt, kui halb see olukord on. Vaadake. Nii ongi praegu. Selline on Jalta praegu. Tänavad on täiesti tühjad. Kell on 11 hommikul. Tavaliselt on see tipptund. Siin olid varem tohutud ummikud. Ma vaevu suutsin läbi linna roomata. Aga nüüd ongi nii. Ma arvan, et ainus hea külg on see, et ummikuid enam pole. Üldse pole autosid. Keegi ei sõida enam autoga. Nii et jah, nii see on. Nii see on. Ausalt öeldes ma ei tea, mis edasi saab. Tunnen end siiski üsna õnnelikuna. Mul on veel paak kütust alles ja ma sain tööle minna. See ongi kõik.
ja lihtsalt selleks, et rõhutada, kui koomiliseks see olukord on muutunud. Näete, Krimmi hotellid või täpsemalt öeldes luksuslikud Krimmi hotellid reklaamivad nüüd oma tube ja ütlevad, et hei, kui peatute meie juures ja võtate majutuspaketi, saate ka tasuta kütust. See tähendab, et võite tulla meie hotelli, nautida poolsaart ja kui peate tagasi minema, siis arvake ära, me garanteerime, et teil on piisavalt kütust, et tagasi sõita. Selliseks on luksus Venemaal muutunud. Riik, mis on suur naftatootja, ei suuda nüüd isegi varustada kütusega kõiki territooriume, mida ta kontrollib. Ja nagu sellest veel vähe oleks, tekitab kogu see olukord veel ühe probleemi ja see võib olla veelgi hullem. Sest kui turistid ei saa kütust, tähendab see, et ka Vene armee ei saa kütust. Ja see on suur probleem, sest tundub, et mõnes Krimmi piirkonnas on Vene armee, Vene väed sunnitud tegelikult taanduma. Nad lihtsalt loobuvad positsioonidest. Ja sa tead, millise võimaluse see avab. Räägime sellest kohe varsti, aga kõigepealt vaata seda raportit. Ukraina partisani liikumise Akash teatel Telegramis. Vene väed on sunnitud taanduma Kinburni poolsaarelt, mis on jagatud Milakovi oblasti ja Hersoni oblasti vahel Lõuna-Ukrainas. Pärast seda, kui Ukraina droonirünnakud Venemaa logistilistele liinidele Venemaa poolt okupeeritud Hersonis ja Krimmis on oluliselt sagenenud. Kui sa nüüd vaatad suuremat kaarti, näed täpselt, kus see asub. See poolsaar on umbes Krimmist loodes. See asub Ukraina lähedal ja varustusprobleemile tõttu on Vene väed selle piirkonna sisuliselt loovutanud. Võib öelda, et operatsioon logistiline blokaad kulgeb väga edukalt ja loodetavasti jätkub see samamoodi. Tegelikult isegi Vene sõjablogijad ehk siis Vene meedia inimesed, kelle töö on Kremlile head uudiseid keerutada, hakkavad nüüd avalikult tunnistama, kui ohtlikuks see olukord Venemaa ja loomulikult Vene rindesõdurite jaoks muutub. Vaadake seda raportit. See pärineb Maksim Kalušnikovilt, kes on üks loetumaid Vene sõjablogijaid Venemaal ja ta postitas selle sel nädalal. Nüüd võime 90% kindlusega öelda, et Kiievi suvised plaanid on selgunud. Esiteks, häirida logistikat ja tagalaelu meie kontrollitavas Krimmis ja Donbassis. Seejärel desorganiseerida vägede varustamine Krimmi viival maismaa koridoril. Ja siis pealöögiga see ära lõigata, võimalusel kasutades tähelepanu kõrvale juhtivat psühholoogilist lööki vastavalt Kurski stsenaariumide. Mida teete vastuseks? Oleme seda palju kordi öelnud, aga midagi pole muutunud. Lõppude lõpuks on Vene eliit aastaid olukorda sellesse lõksu ajanud, korrates aina mantrat, et edeneme igas suunas. Olles maha maganud vaenlase kätte läinud initsiatiivi droonisõjas, mitte ainult kaugmaarünnakutes, vaid ka keskmisel kaugusel, Horneti tegur, peame ootama meie juhtkonna reaktsiooni. Kallis igas mõttes. Just sellest ma räägingi. Mida rohkem Ukraina rünnakud suudavad Krimmi isoleerida, seda rohkem loob see võimaluse vastu pealetungiks. Võib-olla isegi midagi sellist, kus Ukraina suudab kogu saare tegelikult vabastada. Praegu pole see veel võimalik, aga kui see nii jätkub, on tulevikus võimalused lõputud. Ja seda küsimust ei esita ainult Vene meedia. Isegi lääne meedia küsib sarnaseid küsimusi. Ja tead mis? Alles hiljuti, alles eile andis Zelenski intervjuu The Guardianile ja temalt küsiti täpselt seda küsimust. Tema vastus on kindlasti huvitav, sest mõtle, millises olukorras ta on. Kui Ukraina plaanib midagi šokeerivat, midagi sellist, nagu me nägime Kurski vastupealetungis, siis ta ei ütle seda avalikult välja. See oleks üks rumalamaid asju, mida ta teha saaks, sest üllatus on ikkagi üks suurimaid eeliseid, mis Ukrainal on. Venemaa ilmselt teab, et midagi on tulemas. Nad ei tea, mis on tulemas ja kust see tuleb. Sellegipoolest küsiti temalt küsimus vastupealetungi kohta Krimmis ja kuulake tema vastust. Siin on see, mida enamik inimesi Medicare'i kohta ei tea. Ja see on midagi, mida ma isegi alles hiljuti teada sain. Medicare'i süsteem on loodud selleks, et sind segadusse ajada. Sa saad postitusi, sulle tehakse robotkõnesid, reklaamid tulevad igast suunast. Ja paljud maaklerid, kes seal väljas on motiveeritud suurte kindlustusfirmade poolt, mis tähendab, et nende nõuanded ei pruugi alati sinu huvides olla. Sellepärast tahan ma täna teile rääkida meie partnerist Chapterist. Chapter on täiesti sõltumatu. See tähendab, et neile ei maksta selle eest, et nad ühte plaani teisele eelistaksid. Tegelikult on nad ainsad Medicare'i nõustajad, kes saavad võrrelda kõiki plaane üle kogu riigi. See tähendab, et sa näed tõepoolest kõiki oma valikuid. Aga asi on selles. Kui sul on juba õige plaan, siis nad ütlevad sulle seda. Aga kui sul ei ole õiget plaani, siis nad aitavad sul tegelikult õigele plaanile üle minna. Sellised inimesed nad ongi. Eelmisel aastal säästsid inimesed, kes vahetasid plaani Chapteri abiga keskmiselt $1100. See on suur summa raha.
Ja mis kõige parem, see on tasuta ja võtab vähem kui 20 minutit. Lihtsalt helista numbril 541 359 0903 või külasta veebilehte askchapter.org/business basics. Kordan, number on 541 359 0903. See võtab vähem kui 20 minutit ja võib säästa sulle $1000. Sääst. Tõesti, see, mis viimastel päevadel on toimunud, on erakordne. Sild on hävitatud 1-2 ületuskohast. Kütust ei ole Ukraina rünnakute tõttu. Rong ei ole Ukraina rünnakute tõttu. Kas te tunnete, et olete nüüd Krimmi vabastamisele lähemal kui viimastel aastatel ja kuidas te seda teeksite? Mis on teie plaan Lõuna-Ukraina deokupeerimiseks, kui te saate sellest rääkida? Me jagame alati avalikku teavet juba toimunu kohta. Ja me ei räägi kunagi tulevastest operatsioonidest. Jah. Nii et praegu saan ma ainult öelda, et me töötame Krimmi logistika kallal. Bensiini ja diislikütuse puudujäägi puhul on kõik seotud kriitilise taristuga, mis aitab. See on natuke, aga me peame tunnistama, et see aitab neil meie Krimmi militariseerida. Ja loomulikult mitte ainult ajutiselt okupeeritud aladel. Loomulikult töötame selliste asjade kallal Venemaa territooriumil, eriti sõjaliste sihtmärkide vastu, eelkõige sõjaliste sihtmärkide ja seejärel energiataristu vastu. See on samuti meie strateegia, reageerida igal võimalikul viisil. Vastasel juhul nad ei tunne nad omal nahal, mis sõda on. Ma arvan, et suurim võit selles sõjas on siis, kui Vene ühiskond tunnistab, et sõda on kohutav, et sõda on tragöödia. Mitte kellegi teise jaoks kusagil, vaid enda jaoks. Nüüd on oluline meeles pidada. Krimm on Putini võimu, tema sisepoliitilise võimu ainus või kõige olulisem allikas. 2014 aastal, enne kui Putin poolsaare annekteeris, olid tema toetusnumbrid Venemaal üsna kehvad. Need olid kõige madalamad, mis kunagi olnud. Ja see oli sellepärast, et ta sai Venemaa presidendiks 3. korda. Selleks pidi ta põhiseadust muutma ja rahvas polnud sellega üldse rahul. Nad uskusid tõesti, et Venemaa liigub tagasi nõukogude aega, sest miks peaks president jätkama 3. ametiaega? Miks ta peab põhiseadust muutma ainult selleks, et saaks edasi valitseda? Nad polnud temaga rahul ja kui ta tegelikult riigi üle võttis, toimusid Moskvas suured protestid. Nii et jällegi, ta polnud küll kõige ebapopulaarsem juht üldse, aga ta oli võib-olla kõige nõrgem, kes ta kunagi olnud on. Seda väidet on väga lihtne esitada. Aga Krimmi ülevõtmine muutis olukorra täielikult. Tema toetusprotsent tõusis üleöö ja see muutus väga populaarseks. Sellepärast ei suuda Putin isegi ette kujutada selle kaotamist ja ta teeb kõik, et seda ei juhtuks. Kreml käsitleb seda täpselt nii, nagu nad käsitlevad iga kriisi. Nad teesklevad, et seda ei juhtu tegelikult. Vaadake Putini pressiesindaja Dmitri Peskovi avaldust. Ta ütleb sisuliselt, et kütusepuudusel Krimmis pole mingit seost Ukraina rünnakutega. Need on põhjustatud lihtsalt inimeste paanilisest ostmisest. See on see, mida ta väidab põhjuseks olevat. Ja tundub, et see on uus jutupunkt, mida iga Vene poliitik hakkab kasutama. Sest seda ei ütle mitte ainult Peskov, nagu me varsti näeme. Peaaegu iga piirkondlik juht ütleb sama asja. Aga vaadake, kuidas Vene blogijad reageerivad sellele Kremlist tulnud paanilise ostmise kommentaarile. Siin on kommentaar Vene blogijalt nimega Ilja Remslav. Tema ei usu seda väidet üldse. Ta ütleb, et Peskovi väide krimmimaalaste põhjendamatu paanilise bensiini kokkuostmise kohta on tõesti täiesti üle piiri. Nagu ma varem olen öelnud, on Kremlis istuvad vanamehed täiesti tavainimestest irdunud. See ei ole enam lihtsalt rumalus või suutmatus mõista teatud väidete sobivust. See ongi Kremlis elavate inimeste tegelik maailmavaade. Ja tead, ma olen tegelikult isegi rahul, et nad on nii kaugele mandunud. Mida varem pädevad inimesed nad oma mugavatel kohtadelt minema löövad, seda parem. Näed, seda ei oleks osanud ette näha, et kuuled seda 4 aastat pärast sõja algust, mille alustas Putin ise. Siin on veel üks postitus venekeelsest Telegrami kanalist, mille nime ma ei oska hääldada. Ta ütleb, bensiini olukord Krimmis on tingitud põhjendamatust paanika ostmisest.
kas härra Peskov sooviks isiklikult tulla Krimmi ülesilla ja tegeleda selle põhjendamatu paanilise kokkuostmisega ning aidata kohalikel võimudel olukorda lahendada? Venelased teevad oma kahtluste üle nalja, nagu venelased armastavad teha, nagu nägime Nõukogude ajal. Oluline on siin märkida, et see operatsioon, logistiline blokaad, ei ole suunatud Krimmi vastu. See toimub kõigis Venemaa poolt okupeeritud piirkondades ja see tähendab, et me näeme selle mõju ka väljaspool Krimmi. Vene väed Zaporižja suunal ei suuda väidetavalt enam rünnakuid alustada, sest nad ei suuda piisavalt kütust ja laskemoona rindele toimetada. Siin seletavad mõned Vene vabatahtlikud ise olukorda. Kuulake. Me asusime humanitaarmissioonile Zaporižja piirkonda, Tokmaki linna, et viia meie sõduritele bensiini. Bensiinipuuduse tõttu ei saa meie poisid lahinguülesannetele minna. Nad ei saa teostada meie haavatute evakueerimist. Seetõttu asusime oma vendade palvel sellele missioonile. Me transpordime 1 tonni bensiini ning sularaha summas 1 500 000 rubla, et osta veel 1 partii bensiini. Soovin avaldada oma sügavaimat tänu Kõzõli linnajuhile, ütleb Kamal Gadžijevitš Mamatkanov. Ja lisaks kõigele sellele on kriis levinud ka Venemaale endale. Krasnodari piirkonnas teatavad kohalikud elanikud, et täpselt samad kütusepuudused esinevad ka seal ning kohalikud võimud kasutavad sama ettekäänet, mida Peskov ise ütles. Põhimõtteliselt öeldakse, et hei, see kõik on põhjendamatute paanikaostude tõttu. Nüüd tahamegi vaadata, mida Putin teeb, mitte tingimata seda, mida Kreml räägib. Sest tundub, et Putin on tõesti mures sellepärast, et ta võib muutuda ebapopulaarseks. Sest kuigi avalikult ütleb ta, et kõik on korras, on tema enda küsitlused hakanud rääkima teistsugust lugu. Ja see küsitlusagentuur on nüüd suletud. Vaadake ise. Venemaa riiklikud küsitlused, mis on juba niigi võltsitud, hakkasid viimastel nädalatel näitama Putini toetusreitingu langust. Ja see on midagi väga haruldast. Pea meeles, see sõda on kestnud juba peaaegu 4 aastat ja Putini toetusreitingud olid kogu selle aja kõrged, välja arvatud viimastel nädalatel. Nii et olukord peab olema hullem kui kunagi varem. Selle nädalal teatas Kreml, et küsitlusagentuur ise pannakse nüüd kinni. See on vana hea Hiina kommunistliku partei võte. Kui sulle andmed ei meeldi, lõpeta lihtsalt andmete avaldamine. Pole andmeid, pole probleemi. Aga näete, on üks andmepunkt, mida Putin ei saa kaduma panna ja need on kaotuste arvud rindel. Venemaa kaotab iga päev üle 1000 sõduri ja lisaks sellele on Venemaa viimastel kuudel kaotanud rohkem sõdureid, kui nad suudavad värvata. Ja isegi sellise riigi jaoks nagu Venemaa, kus elab 140 miljonit inimest ja mille ajaloos on sõdureid sõdadesse saadetud hoolimata kuludest, ei ole see matemaatika jätkusuutlik. Putinil oleks vaja täielikku üldmobilisatsiooni, et sellist probleemi lahendada. Aga täielik mobilisatsioon tähendaks, et üha rohkem venelasi lahkuks riigist ja üsna tõenäoliselt toimuksid Venemaa tänavatel ka protestid. Ja seda ei saa Putin endale lubada, sest see võiks tähendada tema poliitilise karjääri lõppu. Seetõttu, kuna ta ei suuda Krimmi probleemi lahendada, ei suuda ta ka olukorda rindel parandada. Ta püüab kulisside taga kompromissi leida. Ja olen kindel, et Putin ei tahtnud, et see avalikuks tuleks, sest ta saatis salaja ühe oma käsilastest, ühe oma miljardärist käsilase Kiievisse Zelenskiga läbi rääkima. Ma arvan, et need läbirääkimised ei viinud eriti kuhugi, sest Zelenski räägib nüüd avalikult, mis toimus. Kuulake. Nad kaotavad seda initsiatiivi iga päevaga. Päev-päevalt nad kaotavad selle, sest nad kaotavad lihtsalt väga palju inimesi. 40, 45 000, 23, 24 on tapetud, surnud inimesed. Ja 10, 12 000 on raskelt haavatud. Nad ei võida seda sõda. See on meie jaoks väga oluline. See on veel üks samm selles sõjas. See on veel üks lehekülg selles täiesti kohutavas ajaloos. Ja me ei näe nende poolelt optimismi järgmise kuu jooksul. Ja. Nüüd, meie viimane lugu on üks kõige hullumeelsemaid lugusid, mida ma kunagi näinud olen. Meil on väike tarkvarafirma Coloradost, mis aitab Ukraina sõdureid otse rindel mõne minutiga, andes neile reaalajas infot, mida nad saavad kasutada Vene positsioonide täpsemaks ja kiiremaks sihtimiseks. Nüüd, sellest räägime ainult meie siseringi liikmetele ja loomulikult ka siin YouTube'i liikmetele.
Kui soovid kanalit toetada, saad seda teha allpool liitudes, saada selle kanali liikmeks või mine lehele basicsinsider.com. Sinu toetus võimaldab meid regulaarset kvaliteetset sisu luua. Lisaks sellele toodame nüüd palju rohkem eksklusiivset sisu liikmetele, mille saad kohe pärast liitumist. Saad liituda klõpsates all oleval liitunupul või minnes lehele basicsinsider.com.